Puhas keskkond on vajalik meie kõigi jaoks. Selle hoidmiseks tuleb üle minna ringmajanduse mudelile. See tõstab esikohale prügi vähendamise ja korduskasutuse, jäätmeid aga kohtleb ressursina. Selleni on pikk maa, ent olemasolevate tegijatega saame näidata, mille poole püüdleme. Viime teid Island Sound festivalil tekkinud jäätmete ühele võimalikule teekonnale. Toidujäätmed on väärtuslik ressurss, mis tuleb tagasi mulda suunata. Nutriloop valmistab neist uuenduslikul Bokashi meetodil rikkalikke väetiseid. Jäätmed purustatakse, segatakse Bokashi puruga ja jäetakse suletuna fermenteerima. Protsessi käigus eralduvat vedelikku kasutatakse toitva taimepritsina. Fermenteerimisjärgselt sisu peenestatakse ja mullarikastaja ongi kasutamiseks valmis. Saadud massist tehakse ka kuivatatud graanuleid. Bokashi meetodil muutuvad biojäätmed kasulike mikroorganismide abil väetiseks vaid mõne nädalaga. Loodud toitaine ringlust saab näha meie Illiku peenras, kus kasvatame iga festivali tarbeks aiasaaduse, kasutades eelmise aasta Nutriloopi väetist. Klaaspakend tuleb koguda eraldi, plast- ja metallpakendid võivad olla koos. Jõudsime Paikre jäätmejaama. Klaas viiakse otse salve, teised pakendid suunatakse aga sorteerimisliinile, kus optilised seadmed eraldavad vajalikud plastid ja värvilised ning mustad metallid, viies need mööda sorteerimisetappe vastavasse salve. Sealt liiguvad materjalid pressi. Vormitud pakid ja klaas lähevad ringlusse. Neular on ainus Eesti ettevõte, mis võtab lisaks tööstusjääkidele materjalina taaskasutusse ka kodus tekkivaid plastijäätmeid. Jäätmed purustatakse tükkideks ja segatakse kokku sobivaks tooraineks, millele lisatakse vajadusel ka värvaineid. Segu söödetakse ekstruuderisse, kuumutatakse 200 kraadini ja surutakse vormi, mis annab lauale vajaliku kuju. Vormis johutatakse vedel segumaist tahkeks ja läbi veevanni tõmmatakse laud vormist välja. Selle tehnoloogiaga on võimalik toota suurtes kogustes ja erineva ristlõike ning otstarbega laudu, millest ehitatakse terrasse, aedu ja palju muud. Nii valmis meie plastpakenditest Illikule lillekast. Klaaspakend on aga jõudnud Grenitski Glass Recycling OÜ klaasijäätmete sorteerimise tehasesse. See puhastatakse muudest jäätmetest ja pestakse vett kasutamata. Seejärel klaas purustatakse ja suunatakse tipptehnoloogiaga optilistesse sorteeridesse, mis eraldab klaasitükid värvi, tüübi ja suuruse järgi. Valge klaasipuru läheb taas sulatamisele Eestis. Värviline viiakse peamiselt Soome, Leetu ja Poolasse. Oleme OI Estonia AS Järvakandi tehases, kus on klaasi toodetud juba üle 140 aasta. Klaasipuru jahvatatakse ja segatakse liiva, sooda ja lubjakiviga ning sellele lisatakse ka muid väiksemaid komponente. Segu sulatatakse 1500 kraadi juures sulaklaasiks ja suunatakse vormimismasinatesse, kus vormitakse uued purgid ja pudelid. Klaas on väheseid materjale maailmas, mida saab ringlusse võtta lõpmata arv kordi, ilma et selle kvaliteet väheneks. Klaaspudeli lagunemiseks looduses kulub aga 4000 aastat. Maa sees ja prügimäel ei pruugi see lagunedagi. Klaaspakendi ümbertöötlemine uueks pakendiks poeriiulile võtab kõigest 30 päeva.
ja nii jõuabki uus joogitaara ringiga tagasi festivalile. 1 tonni paberi ringlussevõtt säästab keskmiselt 17 puud. Ringlusse jõudmiseks tuleb see aga koguda eraldi. Pabermaterjal läheb pressi ja sellest vormitakse pakid, mis lähevad transpordiks räpina paberivabrikusse. Esimesena purustatakse paber seadmes, mis meenutab hiiglasuurt mikserit. Sealt liigub paber edasi vesipurustisse, kus sellest eemaldatakse suuremad kõvad osad, näiteks metallklambrid. Tekib tihke püdelmass, mis hõõrutakse läbi peene sõela. Seejärel surutakse mass läbi mitme sooja võlli, mis pressivad sellest vee välja. Viimane osa on kuivati, kus paberikangas saavutab kuni 200-kraadiste kuivatussilindrite abil vajaliku niiskuse. Ja tootmisse minev paberaine ongi valmis. Nii said meie kasutatud papist pakkenurgad, mille sees jõudis illikule peegel. Nagu nägime, selleks, et võimalikult palju puhast materjali ringlusse jõuaks ja uue elu saaks, tuleb jäätmeid koguda liigiti. Me kõik saame oma otsustega määrata, kuidas ja kui palju me keskkonda mõjutame. Tulles tagasi kõige olulisema juurde, mida mina saan teha selleks, et jäätmeid üldse ei tekiks ja kas ese, mille soetan, on korduskasutatav. Kui neid 2 meeles pidada, on ka vähem jäätmeid, millega tegeleda. Mida see ühekordne tops ikka muudab, ütlesid 6 miljardit inimest.